23. juunil toimub Avinurmes tavakohane tünnilaat Avinurme Mustve vallas ja seepärast küsime Mustvee vallavolikogu esimehelt Aivar Saarelalt, kes on ka varem Avinurme vallavanem olnud, mis puhul tasub laadale tulla ja mida siin näha saab. Avinurme laadale tasub tulla, ükskõik mida teil vaja osta on, seepärast et Avinurme laadal müüakse alates nööpnõelast kuni isegi autodeni. Ja kui me räägime Avinurme laadast, siis sellel aastal toimub laat 19. korda, ta on väga pikkade traditsioonidega ja ta on pidevalt arenenud edasi. Kuigi eelkõige tasub siit tulla otsima puidutooteid, aga ka kõike muud, mis on vaja, olgu see siis igapäevaseks eluks või siis just selleks jaanipäevaks ja jaaniõhtuks. Ja puidutooteid, kus neid kõige parem on osta? No, kõige parem on Avinurmest osta, seepärast et üks koht on kindlasti laadaplats, aga meil on ka kohalikud tootjad, kellel on omad müügipunktid, olgu see puiduait, olgu see elulaadikeskus või siis ka apteekri pubis on müüa puidutooteid. Ja lähemegi lähemale nüüd laada reklaamile ja siin on siis väga mitmeid sündmusi, mis siin toimub. Esineb teater, Magus Pudel ja esinevad siis ka Olav Ehala, Nele-Liis Vaiksoo, Lauri Liiv, Ilutulestik on õhtu, et tegevust jätkub vist tõesti õhtuni. Ja tegelikult isegi keskööni. Et Avinurme tünnilaat ei ole mitte ainult ostmiseks ja müümiseks, vaid see on päev täis tegevusi, kus tegevusi jätkub nii suurele kui väiksele ja loomulikult on laadapäeval põimitud sisse nii muusikaline pool kui isetegevuslased, tantsijad. Sellel aastal on päeva peaesinejaks Lõõtsa vägilased. Kui laat saab läbi, siis on mõni tund hingetõmbeaega ja õhtul kutsub teid Avinurme suveteater vaatama etendust Magus Pudel, mis on kohane siis Avinurme selle aastasele laada teemale. Laada teema on Eesti Vabariik 100 ja Magus Pudel siis käsitleb neid aegu 100 aastat tagasi. Ja kui on teater vaadatud, siis saame koos süüdata jaanitule, pidada maha jaanisimmani ja keskööl on alati võimas ilutulestik, mis pakub kindlasti silmailu kõikidele. Mõned vaatid siit lähiümbrusest. Nii, aga me saime.